Head sõbrad, olen selle põlvkonna esindaja, kes mäletab veel, kuidas seisime laulva revolutsiooni ajal lauluväljakul sinimustvalgete lippude lehvides ühtse ja uhke rahvana. Ja nüüd oleme igaüks oma ideoloogilistes kaevikutes ja tulistame üksteist. Mis siis tegelikult vahepeal juhtus? Püüan järgnevas mõtiskluses avada toimunu tagamaid ja võimalikku väljapääsu. Räägin revolutsioonidest nii konservatiivsest kui liberaalsest seisukohast vaadatuna. Sõna revolutsioon tekitab meis väga erinevaid tundeid ja mõtteid. Minu lapsepõlves tähendas eelkõige oktoobrirevolutsiooni aastapäeva. Alles hiljem mõistsin, et sama sündmus tähendas ühtede jaoks rõhutute võitu, teiste jaoks aga põletatud kodu. Sama sündmus, mis ühe jaoks seostub vabanemisega, oli teise jaoks kogu olemasoleva maailma hukkumine. Kuid vaadakem revolutsiooni, nagu lubasin, kahest erinevast vaatenurgast. Alustame liberaalidest. Liberaalse mõtteviisi keskmes elab usk, et inimene ei pea jääma saatuse ja rõhuva võimu vangiks. Inglise filosoof John Locke leidis, et riigi võim peab põhinema valitsetavate nõusolekul. Kui aga valitsejast kujuneb türann, kes rikub kodanike põhiõigusi, siis pole vastuhakk lihtsalt õigus, vaid isegi moraalne kohustus. Ameerika iseseisvussõda või Prantsuse revolutsioon polnud liberaalide silmis lihtsalt troonil istujate kukutamine, vaid samm õigusriigi ja vabaduse suunas. Revolutsiooni nähakse siin kirurgilise operatsioonina, mis on valus ja verine, kuid hädavajalik, et ühiskond ei lämbuks omaenda jäikusse. Liberaal küsib siin õigustatult küsimuse. Miks peaksime taluma ebaõiglust ainult sellepärast, et see on vana ja auväärne? Aga kuulakem nüüd ka konservatiivide seisukohta. Ühiskond pole nende jaoks mingi masin, mida saaks mutrivõtmega lahti võtta ja uuesti paremini kokku panna. Konservatiiv näeb ühiskonda nagu põlvkondi ehitatud ja hoitud kodu. Konservatiivse filosoofia isaks peetakse Edmund Burke'i. Ja tema ei näinud Prantsuse revolutsioonis mitte vabaduse triumfi, vaid katastroofi ja hoiatust kõigile järgnevatele põlvkondadele. Ta nägi, kuidas kõrged ja suured ideaalid andsid kiiresti ruumi giljotiinidele ja terrorile. Konservatiivid rõhutavad, et inimmõistus on piiratud ning ükski intellektuaalide grupp ei ole piisavalt tark, et luua tühjalt kohalt uus ja toimiv kord. Ühiskond on nende jaoks põlvkondadeülene leping elavate, surnute ja isegi veel sündimata inimeste vahel. Kui liberaal usub, et vana korra lammutamine toob automaatselt õigluse, siis konservatiiv küsib vastu, kui me lammutame selle maja, kas meil on siis uus kodu juba olemas ja kas see on tõeliselt parem? Veel enam, mis mõttes on see uus hoone parem kui vana? Sest radikaalsete uuenduste ihalus võib viia anarhiani, mis omakorda lõpeb uue ja sageli veelgi karmima despootiaga. Kuid nüüd jõuame kõige huvitavate asjadeni. Esimesel pilgul tundub, et eelpool kirjeldatud kaks maailmamaadet on nagu öö ja päev. Ühe pooldajad usuvad progressi ja inimvõimete piiramatusse, teised stabiilsusesse ja inimloomuse puudulikkusesse. Ja ometi on neil ka üllatavaid kokkupuutepunkte. Nagu teada, tähendab sõna revolutio
hilisladina keeles ümberpööramist või tagasi veeretamist. Kuni Prantsuse revolutsioonini ei mõeldud seda sõna kasutades vana korra radikaalsele lammutamisele, vaid eelkõige varasema seadusliku korra taastamisele. Selle algse tagasiveeretamise tähenduse juures liberaalid ja konservatiivid tegelikult kohtuvad, sest mõlemad igatsevad tagasi algset ja õiglast, kuid saavad sellest seisundist erinevalt aru. Mõlemad pooled kardavad jakobiinlikku või totalitaarset radikaalsust, olgu selleks siis terrorirežiim Prantsusmaal või hilisem marksistlik-leenlik hullus. Ka liberaalid kardavad revolutsiooni pimedat poolt. Algas ju oktoobrirevolutsioongi Venemaal vabaduse loosungitega, kuid lõppes vägivalla ja vangilaagritega. Selle tõttu eelistavad kaasal paljud liberaalid pigem reforme ja vastupidi konservatiivid ei vaata alati minevikku. Mõnikord on nad ühiskonna stabiilsuse nimel valmis ka ulatuslikeks reformideks. Hea näide on siin Otto von Bismarck, kes lõi sotsiaalriigi, haigekassa ja pensionisüsteemi, et kindlustada ühiskondlikku rahu. Ta ehitas nii-öelda vanale majale uue avarama juurdeehituse. Selliseid reforme võiks iseloomustada mõttega Giuseppe Tomasi di Lampedusa romaanist Leopard. Kui me tahame, et kõik jääks nii, nagu see on, siis peab kõik muutuma. Tulgem nüüd meie oma 90. aastate laulva revolutsiooni ja sellele järgnenud iseseisvumise juurde. Rahvas, kes seisis laulukaare all, kandis endast nii hirmu kui lootust. Ajalugu oli meile õpetanud, et revolutsioon võib avada nii vangla väravat, kui panna ka uusi vanglaid ehitama. Vabadus seda tähendas nii oma riikluse sündi, kui ka lõpuks vaikivat ajastut. Juunipöörde uue maailma loosungitele järgnesid küüditamised ja hirm. Muidugi ei ole need pöörded oma ulatuselt ja tagajärgedelt kuidagi võrreldavad ja ka sisult võrreldavad. Ometi on nende arenguloogikas mingi sarnasus. Seepärast kohtame me Eesti vaimsuses korraga nii tugevat igatsust muutuste ja vabaduse järele kui ka sügavat kartust ideoloogilise fanatismi suhtes. Seistes laulaväljakul lehvivate lippude all ei saanud me veel aru, et laulva rahva nägemus vabadusest oli üsnagi erinev. Seal oli nii konservatiivne kui liberaalne hoovus. Ühed soovisid omariikluse taastamist selle õigusjärgsuse alusel. Selle õigusjärgsuse juurde kuulusid loomulikult ka rahvuslikud väärtused, oma keel, oma kodu, oma perekond, oma kultuur ja usk. Teised igatsesid eelkõige individuaalseid vabadusi. Saada rikkaks, reisida, olla nii-öelda ise oma õnne sepp, mitte kellelegi aru andmata. Nende kahe suuna ühendavaks jõuks olid ühine vabadusiha ja ühine vaenlane okupatsioonivõim. Täna elame nagu sellesama vabaduse joodikut sinises esmaspäevas. Illusioonid on keset parteilisi jagelemisi purunenud, nii liberaalid kui konservatiivid pole saavutatuga rahul. Ühed küsivad, miks me peaksime taluma mingit vana ja väärikat ebaõiglust. Teiste võitlustahet hoiab ülal küsimus, miks te püüate hävitada toimivaid rahvuslikke väärtusi, sellepärast et need tunduvad teie isiklike ambitsioonide vastastena või kuidagi piiravatena. Tuleb siiski öelda, et revolutsioon ei ole ainult poliitiline sündmus. See on küsimus, kas inimese hinges on midagi või seal ei ole midagi.
kas meid päästab olemasoleva purustamine või hoidmine? Tõde seisneb selles, et mõnikord vajab ühiskond reforme, et mitte kivistuda, ja mõnikord vajab ta pidureid, et mitte hulluda. Kõige targemad ühiskonnad on need, mis ei kummarda pimesi traditsioone ega revolutsioone. Nad peavad kriitilist dialoogi, mis hoiab langemast tardumusse või anarhiasse. Nad püüavad õppida eristama, millal vana maja maha lammutada ja millal piisab vaid selle parandamisest. Sellepärast tasub kuulata piibliski kõlavat kahte häält. Üks ütleb, ära nihuta igivana märki, mille su esiisad on seadnud. Õpetussõnad 22 peatükk, 28 salm. Ja teine hääl manitseb, ärge muganduge selle ajastuga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Mõelgem siis nende kahe hääle väljakutse peale. Seniks aga kohtumiseni.